Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tervist, head raadiokuulajad, eetris on järjekordne Vaba Sõna. Stuudios on, nagu ikka, Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets, mõlemalt Lääne-Virumaalt valitud saadikud. Ja me räägime täna ikka asjadest rahvuslikust vaatenurgast ja täna tuleb juttu võidupüha tähistamisest, eelolevatest Esto päevadest Stockholmis, Tallinnas ja Narvas ning Kaja Kallase uutest ämbritest oma ametipostil. Evelin, aga jaanipäeva melu hakkab juba rahunema ja kuigi paljud peavad seda siin tervelt nädal aega. Aga kuidas sinul möödus võidupüha ja jaaniõhtu? Tere ka minu poolt ja seekord oli meil võidupüha tähistamine kuidagi eriti pidulik, kuna rotatsiooni korras toimus Vinni vallas maakaitsepäeva tähistamine, et meil on iga aasta siis erinevas vallas Lääne-Virumaal ja viimati oli 2015. aastal ja me kuulasime siis kõnesid ja mis kõige toredam oli, et 35 aastat tagasi avati või taasavati Viru Jaagupis mälestussammas ja esimest korda avati see mälestussammas 24. juunil 1923, aga vahepeal peideti ära 1940 peideti see ära ja viidi hiljem jälle tagasi ja 1945. õhati ja nüüd siis 1990. taas avati see mälestussammas täpselt samasugune, nagu ta algupäraselt oli ja kõige toredam juhtum oli veel nii, et meil olid kohal need samad inimesed, kes tollel ajal, kui 1990. aastal see mälestussammas avati Viru Jaagupi kalmistul, oli kaitseliitlane Andrus Sild ja kapten Ants Silm kohal ja me taas lavastasime selle situatsiooni, kuidas nad olid mõlemal pool mälestussammast ja nüüd on ju väga tore võrrelda 35 aasta vahega ja kusjuures Ants Silm on olnud ka Viru maleva asutajaliige ja ta oli ka peale Kaitseliidu taasloomist esimene malevapealik. No igal juhul Raudvara ja Viru Jaagupi on sellepärast eriline koht, et seal avati ka esimene sammas represseeritutele, sest seal tegutses tõeline rahvavalgustaja ja vanavara ja mälestuste kogu ja ka represseeritu mõistagi preester Madis Oviir,
tema siis oli mees, kes pani Viru Jaagupi kirikuaeda üles võimsa represseeritute mälestusmärgi. Olen näinud pilte, seal oli tohutu rahvamass, tõeline ärkamisaeg. Et mina veel Virumaaga nii tihedalt seotud ei olnud tollel ajal ja käisin muinsuskaitse seltsi liikmena küll paljudes kohtades, aga ilus on vaadata, kuidas te olete hoidnud. Ja meil on ka veel hästi tore traditsioon, et kui võidutuli saabub Lääne-Virumaale ja jõudis ka sinna Vinni valda, siis Vinni vallast jagati see võidutuli teistele kohalikele omavalitsustele Lääne-Virumaal ja see rituaal on ka aastast aastasse ja väga kaunis. No aga see on hästi tehtud, see on 34. aastast pärit rituaal ja minu jaoks täiesti hämmastavalt tark ja ilus rituaal. Ka võidutule jagamine, omal ajal siis sõitsid Kaitseliidu mootorratturid üle riigi tõrvikud käes. Ernst Põder oli see, kes algatas võidupäeva tähistamise, sest tema oli ka Võnnu lahingu võitja, väejuht, selle võidu arhitekt. Et seda on tegelikult lubamatu alahinnata, mida nad saavutasid, sest Eesti oli 2 rindesõjas, mis on veel kogu aeg vähemuses, oma sõjaväega vähemuses olevale väikeriigile kohutavalt ohtlik olukord, aga ta suutis lahendada nii Punaarmee purustamise ja piiridest väljaajamise, kui ka tegelikult sõjaliselt väga võimeka Saksa Landeswehri purustamise ja seal oli siis väejuhiks von der Goltz, kes muide soomlaste jaoks on kangelane, kes tema aitas vabastada oma vägedega 1918. jaanuaris punastest Helsingit, aga kuna sakslastel oli hoopis oma agenda siin ja nemad tahtsid oma nukuriiki ehitada ja siis eestlased ei saanud seda mitte lubada, nii et see oli võimas võit ajaloolise vastase üle. Jah, et kui meie ajalugu vaadata, siis on vähe neid päevi, mida me nii rõõmsalt tähistada saaksime ja see võidupüha on just selline päev, kus me jälle saame tunda rõõmu, saame tunda seda ühtekuuluvustunnet ja hästi oluline ongi seda väga pühalikult ja väga rõõmsalt tähistada. Ja sama tunne oli mul Pärnus, kus siis oli tänavune võidupüha tähistamine riiklikul tasemel, kus oli president ja teisedki ametiisikud, aga see on see päev, kus mitte Kaitseväe juhataja ei pea kõnet, vaid ta annab selle võimaluse Kaitseliidu juhile, et see on Kaitseliidu päev olnud ajast aega ja Kaitseliidu juhi kõne meeldis mulle väga. Kaitseliidu juht on praegu Ilmar Tamm, kes siis muuseas muide rõhutas ka sõnavabaduse tähendust. Seda oli ootamatu ja kena kuulata, et meil veel võivad olla eri arvamused, aga neid tulebki lubada, et vastasel korral me oleme sarnased oma vastastega. President vedas ikka nagu sellise piduliku kõne, aga küll oli ikkagi mõnede jaoks pisut praalimisele laadne see, kui ta ütles, et kui vaja, siis purustame vastase tema territooriumil ja näitame talle koha kätte ja kõik see on tore, kui me suudaksime kriisi korral vastase, sõja korral vastase tema territooriumil purustada, aga jah, jäädes enesekriitiliseks, siis ma ütleksin nii, et alustaks võib-olla sellest, et me loome ühe soomusbrigaadi endale või tõelise soomuspataljoni, sest vaadake, need kõige raskemad relvad, mis meil soomusväest on, ehk CV-90 on pigem tankide toetusrelvad, et me üldse ei saa rääkida, et meil oleks ükski päris raske pataljon või brigaad, et võib-olla alustaks enda relvastamisest, võib-olla alustaks õhutõrje korda tegemisest ja siis läheksime nagu trummi taguma, et teeme need lihtsad asjad enne ära. Ma ka mõtlen, et kuidas on viimastel aastatel see retoorika muutunud, et varasemalt me pidasime kõnedes alati oluliseks seda rahu, pidasime oluliseks rõhutada, et
inimkond on arenenud, enam selliseid rumalusi nagu sõdasid enam ei peetaks ja nüüd me oleme jõudnud nagu uude ajastusse, kus see sõda on igas kõnes ja igas tähtpäevas, et niimoodi on meil vahepeal ajad muutunud, et sõda ei ole ära kadunud. Väikeriigina me võiksime manitseda rahvaid rahule küll ja kuigi meil Venemaa osas seda lootust ei ole, aga mõne teise riigi osas me võime ikkagi ju siis olla sellised, kes rõhutavad rahvusvahelise õiguse olulisust ja seda, et sõda on see enesekaitsevahend, see viimane vahend ja nagu minu jaoks on ka praalimine läinud üle piiri ja muidugi kuidagi seekord oli vähem Ukraina nagu neid käemärke sõjameestel, tore, kui mõni lipp on solidaarsuse märgiks, aga vaata, kui käemärkidel ei ole nagu üldse Eesti lippu, siis ma olen pisut ehmatanud, ei saagi aru, kelle armee see on, et kui on ainult Ukraina vipp, siis nagu läheks võõras sõjavägi mööda ja siin minu meelest läheb see propagandistlik asi ikka päris üle liia, et me oleme ju kõik südames Ukrainaga, aga kas teil on vaja siis nagu üldse oma käepapid teise riigi vastu ümber vahetada, see nüüd ei ole enam väärikas. Või oma riik täiesti unustada. Võtame kas või Rakvere näite. Laps juhtis tähelepanu mul. Ütles, emma, vaata, Ukraina lipp, Rakvere linnalipud, aga miks Eesti lippu ei ole? Isegi lapsel tekib juba selline segadus, et miks meie linnas enam ei lehvi sinimustvalge lipp, vaid on asendatud Ukraina lipuga. No see on tegelikult, ma ütleksin niimoodi headel inimestel, et see on olnud ju Kaja Kallase ja nende poliitiline spinn, et näidata ja taguda rinda, et ja tekitada teistel ka siis see illusioon, et me oleme nüüd nagu eriti tugevad Ukraina kaitsjad, aga faktiliselt ju seesama inimene tegeles idavedudega sellel ajal, surutakse mõttetuid ja kahjulikke maksutõuse läbi, et siis tekitada selline illusioon, et jah, kõik on hästi, küll me tegeleme ja selleks siis liputatakse teise riigi lipuga lõputult, aga siis oluline oli tegelik abi ja tegelik abi mürskude näol, tegelik abi droonide näol. Ma olen ka siin öelnud ühes intervjuus, et kui me anname mõnele riigiasutusele seda abi, mingisugusele ministeeriumile lihtsalt mingiks kuluks, siis on väga suur tõenäosus, et Ukrainas võidakse see ka kõrvale panna, nii nagu meie Lehtme kõrvale pani, et tähtis on ikkagi sõjaline abi, see, mis kõige kindlamini kohale jõuab. Mina olen ka ise MTÜ teinud Ukraina toetuseks, praegu kogun raha 5 arvuti jaoks Kiievi õhutõrjele, nii et kui te seda saadet kuulete ja saate oma abi osutada Kiievi õhutõrje jaoks arvutite ostmiseks, siis iga 10 eurot on teretulnud ja te leiate selle kontakti MTÜ Ukraina eest guugeldades või siis minule kirjutades, sest praegu on, miks nad üldse vajavad uusi arvuteid, sellepärast et see on massiivse surve all. Praegu on Venemaa droonide massid nii suureks läinud, et nende arvutid ei võta enam piisavalt välja kogu seda infot, mida vaja on, et me natuke suurema võimsusega arvuteid siis proovime neile hankida ja see on see konkreetne soov, et nad küsisid 5 tükki, neid õhutõrjeüksusi on seal palju, et ma panen ka oma Facebooki lehele selle üleskutse, sest 4. juulil tahaksime mõned arvutid juba neile ära saata, et see siis Ukraina teemal, aga ma lähen veel meie nende sündmuste juurde, et ma olin ka siis kutsega külaline riigikaitsekomisjoni liikmena ja vaatasin tribüünilt üksuste möödamarssi ja tead, hea tunne oli, sest Kaitseliidu puhul nagu selline nagu inimeste sort, kes ongi isamaalised ja kelle puhul vaatad, et ma tean, et nad lähevad kindlasti välja. Kui nende poole pöördutakse ükskõik mis kriisis, nad tulevad välja. Kuidagi uhke oli vaadata ja naiskodukaitsjate pikad rivid ja kodutütred ja seal ma saan alati meeleliigutuse. Siis ma tunnen, et rahvuslik Eesti on alles. Et kõik poliitikud ei käi ka homoparaadil, vaid kuskil on see päris Eesti olemas.
Jaa, et mul on täpselt sama tunne, kui saame kokku kaitseliitlastega, naiskodukaitsega, see on hoopis teine fluidum või hoopis teine emotsioon, et tõepoolest ma näen, et need inimesed on hoopis teisest puust, nemad kaitsevad riiki, nad panustavad nii palju vabatahtlikku tööd, nii palju ütleme, oma vabast ajast leiavad aega, et viia neid lastega toimuvaid üritusi läbi, et suur aitäh kõikidele naiskodukaitsjatele ja kaitseliitlastele, et see nagu, et nagu tekitate ka tunde, et uhke on olla eestlane ja uhke, et meil on selline riik, et meil on sellised inimesed, et veel kord aitäh Kaitseliidule ja tagantjärgi kõigile veel ilusat pühi ka. Ja mina räägin veel ühest üritusest, sest seal olid veel eelüritused, nimelt 22. kuupäeval oli siis Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus järjekordse mälestustahvli avamine, oli ka Eesti reservohvitseride kogu siis teeneteristide andmine, oli ka kaunis rongkäik Tori kalmistule Vabadussõja mälestusmärgile pärjapanekuks, aga eriline sündmus oli siis reisilennuk Kalevale mälestustahvli panemine kirikusse, et siis meeldetuletuseks, et reisilennuk Kaleva lasti alla 1940. aastal enne ametliku okupatsiooni algust, ehk siis kui Venemaa oli Eesti suhtes blokaadi juba toimetamas merel, siis lasti lihtsalt 7 reisija ja 2 piloodiga lennuk julmalt Vene pommitajate poolt alla, seal hukkusid mitmed diplomaadid, 2 Prantsuse diplomaatilist kullerit, 1 21-aastane andekas Ameerika diplomaat, samuti 1 eestlasega abielus olev soomlanna ja veel mõned Saksa ja Rootsi ärimehed. Ehk siis jõhker sõjakuritegu ja lühidalt öeldes, jah, lennukid lendasid lihtsalt reisilennuki kõrvale ja avasid talle tule ja reisilennuk püüdis veel meeleheitlikult pääseda, pani kõik mootorid tööle, aga tulistati bensiinipaagid põlema ja nii ta alla lendas külg ees Läänemerre Kirisaare juures ja mis kõige kurvem, et see vaikiti tollel ajal maha nii Soome kui Eesti poolt, sest Soome oli ka pärast talvesõda keerulises olukorras kah nii-öelda poolvaikivasse seisu sunnitud ja Eesti oli ju sisuliselt okupeeritud juba blokaad pluss baasid ja mõne päeva pärast järgnev vägede sissemarss. Ehk siis ja huvitaval kombel pärast oli sellega veel Venemaal tegu, et nad läksid allveelaevaga sinna ligi ja korjasid üle 100 kilo diplomaatilist posti üles, mis osutus neile väga-väga huvipakkuvaks, sest need olid need viimased andmed, ploosti võib-olla diplomaatiliste šifritega, koodidega Riia Tallinna saatkonnast, nii Prantsuse kui USA omadelt, nii et see oli rahvusvaheline kuritegu, mille eest võiks siiamaani veel eraldi vastust nõuda Venemaalt. Ja sellega seoses siis ma loodan veel täiendavad andmeid koguda, soovitan inimestel Jupiterist otsida Kaleva teemalist filmi ja selle ränga kuriteoga ennast kurssi viia. Ja muidugi palju ilusaid elamusi oli, palju toetajaid oli paraadil, kes sulusid kätt ja rõhutasid ka seda, et me rahvusluse lippu ikka üleval hoiaksime. Evelin, ja meil on endal toimumas visiit Esto päevadele, ehk siis see on inimestele teadmiseks, et Esto päevad toimuvad seekord mitmes maailma otsas, muuhulgas ka Tallinnas ja Narvas, nii et head inimesed, minge ka Narva Esto päevasid vaatama, kui
või Tallinnasse, et programm on tihe, Narvas on palju ekskursioone, rahvaüritusi ja küll me siis anname teile ka ülevaate, kuidas kõik see kogemus oli, me kuulume ise ka üleilmsete eestlaste toetusrühma, nii et väliseestlusega sidemete hoidmine on meie südameasi ja kohustus. Ja tõesti veel reklaami korras, et laupäeval 28. juunil ongi siis Narva päev ja siis võite täpsemalt vaadata, kui põnevad üritused seal on, et õhtul kell 19 on rongkäik Narva Raekoja juurest Linnusesse ja ongi 19.30 kuni 23.00 Narva linnapäevade kontsert ja palju muud põnevat. Jah, ma kordan ka üle, et 25. juunist kuni 3. juulini toimuvad siis Stockholmis, Narvas ja Tallinnas juba 13. ülemaailmsed Eesti kultuuripäevad ehk siis ESTO-päevad ja juba siin Stockholmis on 26. juunil avakontsert ja sinna oodatakse siis ligi 400 koorilauljat ja 200 rahvatantsijat ja võimlejat ja lisaks oodatakse väliseesti koorilauljaid Austraaliast, Kanadast ja USA-st, kes on teel muide üldlaulupeole, nii et armsad kuulajad, et jõuate veel, kui saade eetrisse läheb, mõnest üritusest osa saada. Jaa, isegi Stockholmi jõuate, kui kähku kohvri pakite ja endale sinimustvalge lippu kaasa pakite, et kuna see kestab seal 3 päeva. Ja teen eelreklaami ka, põnevaid tähtsaid rahvuslikke üritusi on veel tulemas 26. juulil, pange vaim valmis, on Sinimägede mälestuspäev. Kuna seal riigitegelasi ei käi, peale siis mõne Riigikogu liikme, ma olen ise seal alati võimalusel kohal olnud ja vähemalt ühte Isamaa saadikut mäletan ka, aga nii nadi see ongi meie kangelaste mäletamine Sinimägedel, et aga näitame siis rahvameelsust, et meie mäletame oma kangelasi, meie ei salga neid, meie ei häbe neid nagu endine siseminister Lauri Läänemets, kes ütles, et ei tea jah, vanaisa vist sai valele poolele ja niimoodi me oma võitlusvaimu ja moraali ei tõsta, kui me oma kangelasi, kes kommunistliku kiskja vastu võitlesid, maha salgame. Aga nüüd me läheme väikesele pausile. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme stuudios tagasi ja läheme Evelini sinuga põneva teema juurde, see on Kaja Kallase uued seiklused oma ametis ja nüüd ta sai siis hakkama iirlaste välja vihastamisega, sest ta hakkas neid tõgama ja ironiseerima ja õpetama, et kuidas ikkagi eestlased on kannatanud ja nemad ei tea meie kannatustest midagi ja nemad olid õitsengus sellel ajal ja nad ei mõista mitte midagi ja see oli siis ühel Euroopa Parlamendi debatil mõni päev tagasi ja selle peale Iiri minister Iiri Europarlamendi saadik võttis sõna ja ütles, et kuulge, teie Kaja Kallas ei tea meie ajaloost kohe mitte midagi, et kuidas te neid asju niimoodi välja mõtlete? Kui tohib, siis ma tsiteerin Kaja Kallast, et ta ütles väga julmalt, ta ütles, et meie raudse eesriide tagune kogemus on see, et pärast teist maailmasõda said riigid nagu Iirimaa ehitada oma jõukuse üles, et meie jaoks tähendas see julmusi, massiküüditamisi, keele ja kultuuri allasurumist. Anti, kommenteeri, mida see tähendab, kui iirlastele selline tekst näkku paisatakse? No see on lihtsalt solvang ja et ärme unusta, et iirlased on üks kõige palju kannatanum Euroopa rahvas, sest nad olid samamoodi nagu meie Venemaa või siis mõne teise vallutaja kanna all, kõik need aastad olid nad brittide surve all, siis britid kohtlesid neid väga julmalt, sellega kaasnes näiteks 19. sajandil, kui veel lisaks tuli ka
kartuliikaldus, tohutu väljaränne, nad kaotasid oma pool elanikkonnast väljarände ja näljahäda kaudu ja siis see brittide rõhumine kestis kaua, et nende vastu oli regulaarsed ülestõusud, võitlus oma keele ja kultuuri pärast kestab neil edasi, et eestlaste seis on palju parem selles osas, et inglased ju rõhusid neid nii meeletult, et juurisid välja siiri keele ehk põlise keldi keele ja täna siis nad püüavad seda suurte pingutustega üldse elus hoida. Et minna siis õpetama palju kannatanud Euroopa rahvast ja nähvama neile, no tüüpiline. Ja Evelin, kas ei tule tuttav ette, see on nagu pikk jada lollusi ja harimatust, mida ta välja näitab? Ma just mõtlen, et kust ta nagu tuleb selle peale, et hakata iirlasi solvama, kas ta nagu on lugenud ja on arrogantne või ta on nii enesekindel, et kui ta ka ajaloost mitte midagi ei tea, siis ta ei tunne huvi ka, et äkki ma täpsustan ja äkki uuriks või ette vaataks, et kes need iirlased on, et enne kui nendele hakata siis nina peale nagu viskama, et oi, et ainult meie oleme kannatajad, et rohkem ei olegi maailmas rahvaid. No inimesel on nii kohutav lugemus ja vaata seda järgi tasa ei tee ka seda harimatust olulistel teemadel, mida ta on kogu aeg näidanud, alates elektrimolekulidest kuni Soome poiste teema segi ajamiseni. Ajas ikka segamini, ta arvatavasti jälle oma enese tarkusest teadis täpselt, nii nagu ta teadis täpselt, mis asjad on need elektrimolekulid ja nüüd ta teadis täpselt, et kes on need Soome poisid. Ja, aga nüüd oleme tõsisemad, et vaata sellel ametikohal niimoodi häbi teha, see on ikkagi meistriklass, sest esiteks ta ajas ju kohe USA-ga ja suusad risti, kui ta hakkas sõimama, et vaba maailm otsib uud liidrit ja kes te sellised olete siin ja selle tagajärg oli see, et teda ei lastud Washingtonis ühestki uksest sisse ja tühistati visiidid öelda, et tal on kõrge ametikoht, seda ei saa öelda, aga ta täidab seda väga andetult ja rumalalt. Siis ta hakkas rääkima, kuidas Gröönimaa kaitseb oma iseseisvust kurja USA vastu ja tunnustas ära, et Gröönimaa ei ole iseseisev riik, ta on Taani koloonia sisuliselt olnud 100 aastaid, et noh, jällegi milline juhmus, Iirimaa teemad ja kõik, et see praalimine, no enesekindel praalimine, vaata teda on ka nii kaua potitatud, et eriti Ukraina sõja ajal, et küll teie olete tark inimene ja küll teie olete tark ja siis ta nagu on nii palju nagu julgust saanud, et ta kogu oma lolluse välja näitab, et oleks keegi öelnud, et nagu harige ennast või siis oleks võib-olla olukord natukenegi parem. Ma räägin ka selle Soome poiste tausta lahti, võib-olla inimesed enam ei mäleta, aga Kaja Kallas läks Soome visiidile. See ei olnud kogemata, et keegi ajakirjanik pahatahtlikult paneb mikrofoni nina alla ja küsib, et mida te nüüd teate. Ja ta oma kõnes, ma just mõtlen ka selle peale, et keegi võiks ju vaadata tema kõned üle. Ja sellel kõnes Soomes, oma Soome visiidil, teatas ta järgmist, et Soome poisid tulid meile vabadussõjast appi ja talve jätkusõjas läksid Eesti vabatahtlikud Soomele appi. Et see on täiesti nagu uudne ajaloo käsitlus ja ka paljud soomlased olid kuidagi hämmingus, et tuleb Eesti peaminister ja teeb nagu oma versiooni ajaloost, siis võib ju ka Soome ajaloolastel tekkida korraks see küsimus, et kuidas siis, kas siis Eestil on mingi oma ajaloo käsitlus, et me oleme ju varemgi näinud, et ajalugu kirjutatakse ümber, aga et võib-olla siis Kaja Kallas juhtub siis meie saadetki kuulama, siis ma ütlen, et hea Kaja Kallas, Soome poisid olid just need samad Eesti vabatahtlikud, kes 1943. kuni 1944. kuula nüüd Kaja Kallas, kui juhtud kuulama, läksid Soomele appi
peale tungiva Punaarmee ja meie põlisvaenlase vastu sõdima. Just neid kutsuti ja kutsutakse ka täna ühtemoodi Soome poisteks, nii Soomes kui Eestis, et väike ajalotund. See oli väike vajalik ajalotund, aga eks talle tuleb ka geograafiatunde anda ja palju teisi asju järeleaitamiseks, et nii selline see olukord paraku on, et kui inimene on jõudnud oma ebakompetentsuse tasemele, siis kõik see paistab paraku päris halastamatult välja. Aga Evelin, mida veel soovida inimestele sellel suvel? Ma arvan, et tõepoolest, et kõik oskavad oma toredaid suviseid reise kenasti planeerida, aga soovitusena muidugi pidage kinni Vabadussõja mälestusmärkide juures. Kui teile tundub, et riik ei tee piisavalt meie vabadusvõitlejate mälestamiseks, siis teeme seda ise. Ja vahel tuleb ka üksikuid võitlejaid meeles pidada, et ma olen siin annetanud ka mõne hauatähise taastamiseks, näiteks Sangaste kalmistul üks idapataljoni kuulus võitleja Arseni Korp. Seal on tema aud, kindlasti tuleks seal hoida küünal ikkagi tähtpäevadel põlemas ja on palju kohti, kuhu on meil maetud vabadusvõitlejaid, vabadussõja noori võitlejaid, et nii saame meie oma enda algatusel teha selle töö ära, mida riik piisavalt ei tee. Ja muidugi me valmistame siin kõik koos laulupeoks. Eks meilgi on 2 päeva seal kindlasti imelisi elamusi ja estopäevade laulupidu tuleb meile veel erakordse täiendusena. Jah, head inimesed, mõelgem suvel ilusatele asjadele, kuigi 1. juulist 2025 muutub käibemaksu standardmäär, senise 22% asemel hakkame me kõik maksma 24%, et see on siis selline suvine kingitus Reformierakonna poolt, aga kui me vähem tarbime, lihtsalt oleme rõõmsad, elame ja naudime seda suve ja oleme rohkem Eestis ja oleme rohkem ka oma Eestlane on ellujääja. Eestlane on ellujääja. Ja koguge talveks varusid. Rasva tuleb koguda. Ja kuulmiseni järgmisel laupäeval meie suvepuhkusele ei lähe. Kõike head. Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.